ma kardan, et noh, seda küsimust võib ka küsida ilma selle lause teise pooleta, et kas inimene peab kannatama. Siis vist on nii, et peab. Et ei pääse keegi siit muidu läbi. Noh, ja kui see juba nii on, siis eks see looming ka sünnib ikkagi kuidagiviisi selle kannatuse pinnalt või noh, mis see kannatus on see, et nii nagu ütleme, puu sisse lüüakse auk, siis sealt hakkab mahla jooksma ja see on vahel magus või vahel ka näiteks vana õunapuu, kui saab vigastada, siis ta hakkab veel suure hooga õitsema ja kandma. Et noh, see kannatus ühtepidi ta on lihtsalt elukogemus, jällegi see, mis meis kõigis on ühine. Ja see on, ma olen aru saanud ka, millest tahetakse tegelikult teada või lugeda. Et kuidagi on nii, et see kurbus ja kannatus huvitab tegelikult inimesi rohkem kui lust ja lõbu. Et noh, ühtepidi on lohutav teada saada, et ka teistel on hädad ja mured, et mina üksi ei ole siin ilmas, kes vaevleb. Sest jällegi ega igapäevase elu pinnal ju neid varjatakse ja noh, nendega ei saagi tihti kedagi väga koormata ja keegi ühtepidi ei taha neist teada. Aga niimoodi raamatus turvaliselt omaette lugedes, siis saab sellega nagu samastuda ja nagu läbi elada neid enda kogemusi, kannatusi, valusid ja nendest kuidagi nagu vabaneda või saada niisugust lohutust ja kergendust. Nii et noh, seda paraku tuleb öelda, et jah, see kannatus on viljakas, aga loomulikult seda ta on ikkagi valus ja keegi seda ei taha ja kirjanik ka ei taha kannatada, aga need asjad lihtsalt juhtuvad ja võib-olla isegi see on, kui sa oled niisuguse tee endale valinud või noh, mina ei tea, kui palju sa üldse valid seda teed, aga on ikkagi läinud selle tee peale. Kui ma ütlesin oma emale, sõitsime autoga, ema isa olid ja sõisime Hiiu jaamas Tõkke-Puu taga ja siis ma pahvatasin välja, et mul ilmub raamat, luuleraamat, kui suurt sellist uhkuse ja rõõmu sõnumit ja natuke nagu ka häbenesin ja või noh, ja ema hakkas selle peale nutma. Ja ma ei tea, miks ta hakkas nutma, aga ma ütleksin, et ta võib-olla aimas, et see ei ole kerge tee. Et ta oleks oma pojale soovinud võib-olla midagi kergemat. Kuigi, mis tema sellest teadis, aga see võis olla selline ema süda, mis aimas või nägi asju läbi. Minu meelest, mina ei näinud sellest midagi traagilist, minu meelest see oli kõik väga vahva. Aga nüüd ma küll näen, miks selle pärast nutta võiks. Aga kui ta kord on, siis ta on ja siis on võib-olla tõesti nii, et sa kutsud neid kannatusi isegi nagu välja, sest sa ei saagi muidu luua ja muidu ei olegi mingit vilja kanda. Aga mitte nii, et sa tahaksid, sest ikkagi valu ei taha mitte keegi, kõik tahavad valust pääseda. Ja mingis mõttes see kirjutamine ise siis ongi see valust pääsemine. Et kirjutada, kui juba see asi läheb ja nii-öelda paberile saab või sõnadesse saab, siis on ikkagi, see on juba mingisugune kergendus ja see on ka rõõm. Et see ongi nagu kahtepidi, et ta kuskil need juured on kusagil seal kannatuses ja pimeduses, aga see, mis sünnib, see ikkagi peab olema valguse käes ja kuidagi ka rõõmus, et ta ei saa jääda nagu selliseks välja pääsmatuks.
kuidagiviisi sa ei või nagu jätta inimest pimedusse seda lugejat siis. Aga seda ei saa ka kuidagi teha nagu tahtlikult, et ma nüüd teen mingisuguse ilusa lõpu sellele kõigele. Vaid see lihtsalt peab sündima, et see kunst ise ikkagi on põhimõtteliselt temas on mingisugune helgus või peab olema, ta ei saa olla nagu läbi nii sünge. Et need mõlemad pooled on ja kuidagiviisi see käib elus sedasi üles ja alla. Ja ju see siis on see kirjaniku või üldse kunstniku on niisugune paratamatus.